Läänemerest ümbritsetud Aegna saarel, keset kaunist sammaldunud männimetsa, elavad budamungad. See on Linnamürest ja Saginast eraldunud paik, kus loodus ise kutsub hetkeks peatuma ja kuulatuma. Tegemist on esimese ja ainsa Eestis püsivalt elavate budamunkade sangaga, kes on oma elu pühendanud Buda Gautama Dhamma ehk õpetuse elavana hoidmisele, teostamisele ja jagamisele. Täna elavad saarel 3 budamunka. Auväärne Titaniana, ilmiku nimega Andrus Kahl, endine psühholoogiline nõustaja ja psühhoterapeut, ainus eestlane, kellel on budoloogias magistri- ja doktorikraad. Auväärne Titameda, kes on samuti Tai kuningriigis budoloogiat õppinud ja läbinud aastase meditatsioonimeistri väljaõppe. Ning auväärne Sattapodi, endine Rootsi-Soome näitleja ja psühhoterapeut. Munkade igapäevane ühiskonna teenimine seisneb Dhamma jagamises ning teadlikkuse ja vabastava keskenduse harjutuste juhendamises, et inimesed leiaksid rohkem selgust, rahu ja sisemist tuge. Bodhi templis ja meelearenduskeskuses korraldatakse iga kuu eesti- ja ingliskeelseid meditatsiooniretriite, perelaagreid, noortele mõeldud mõtluslaagreid ning kultuurireise budistlikesse maadesse. Ainsana Eestis on just siin Aegnal võimalik kogeda lühiajalise 10-päevase ordinatsiooni ajal ehedat mungaelu ja keskenduda täielikult teadlikkuse rajamisele ja keskenduse arendamisele. Kõik see on võimalik tänu vabatahtlikele annetustele, täpselt nii nagu Buda eluajal. 2025. aasta tõi endaga nii rõõmu kui katsumusi, nagu elu ikka. Alustati Bodhi templi ja meelearenduskeskuse renoveerimist. Tänu lahketele annetajatele ja Sri Lankalt pärit vabatahtlikule Ravi Bandarale on kaheks parandatud maja välisfassaad, valmimas on esimese korruse köök, puhke- ja söögituba, 5 külaliste tuba ning märtsiks ka templiruum teisel korrusel. Mullu külastas Aegna keskust üle 500 inimese. Vaikuses keskenduse ja teadlikkuse arendamise kaudu leidsid osalejad sisemise rahu ja selguse, kogesid puhastumist ning uut lootust ja värsket jõudu edasiliikumiseks, ehk midagi sellist, mida nad said päriselt endaga igapäevaellu kaasa võtta. 2014. aastal ilmus auväärse Titaniana tõlgitud ja kommenteeritud Dhammapada ehk Dhamma-värsid Pali, mida saab Sutta Centralis tasuta lugeda. 2025. aasta lõpus ilmus aga auväärse Titaniana tõlgitud ja kommenteeritud suur teadlikkuse rajamise Sutta. Mõlemad Dhamma-tõlked sündisid isetus soovist, et iga inimene Eestis saaks puudutada puhast Dhamma-allikat oma emakeeles, vabalt, ilma tasu küsimata ja midagi vastu ootamata. Raamat on leidnud sooja vastuvõttu ning 2026. aastal ootab seda algõpetuse tõlgete ees uus kordustrükk. Jätkame Dhamma jagamist tasuta, et igaüks saaks jõuda puhta Dhamma-allika lätteni ja saada osa sellest imelise rahu ja kaastunde õpetusest. 2024. aastal valmis Sri Lanka meister Idang Kedarasamanta Edirisooria annetusena Eestis esimene avalik Buda kuju. Kaunis rahu ja valguse teeviit Aegna meelearenduskeskuse ja Bodhi templi kõrval keset rohelist männimetsa ja linnulaulu. See Buda kuju on rahu ja vabanemise sümbol ning siiras meeldetuletus meile kõigile, et sõltumata rahvusest, rassist, tervislikust seisundist, vanusest, soost, seksuaalsest sättumusest, etnilisest kuuluvusest, usutunnistusest ja varalisest või sotsiaalsest staatusest on kaastundliku ja sõbraliku meele arendamine ning kannatustest vabanemine tõepoolest võimalik, kui seda õigesti mõista ja väärtustada, südames soovida ning igapäevaelus reaalselt arendada ja teostada. 2025. aastal külastas meid ka Eesti Televisiooni uuriv ajakirjanduslik saatesarja Pealtnägija võttegrupp, et kajastada, kuidas budamungad saarel elavad, kuidas nad Eestis vaid annetuste eest hakkama saavad ning autentset Dhammat ja teadlikkust ning vabastavat keskendust ehk meditatsiooni õpetavad. Paraku külas 2025. aastal ka üks kurvem noot. Pidime Tallinnas sulgema rendipinnal avatud Bodhi templi ja meditatsioonikeskuse filiaali, sest annetusi rendilepingu pikendamiseks ei laekunud piisavalt. Paljud väikesed südamed jäid igatsema vahvaid laste pühapäevakooli õpinguid,
ning täiskasvanud ootavad siiani uut võimalust jätkata igaõhtuseid meditatsioone. 2026. aastal jätkame retriitide, laagrite ja õpetustega Aega saarel. Plaanime välja anda uusi tammatõlkeid ja õpetustekste. Meie suurimaks unistuseks on tõlkida eesti keelde kogu Tipitaka ehk Gautama Buddha kõiki õpetusi sisaldav kogumik, et iga eestlane saaks ise meie kaunis emakeeles lugeda tammat ning et Buddha tamma võiks jääda püsivalt siia elama ja juhendama ka meie tulevasi põlvkondi. Meie 3 Buddha munka annavad selle nimel kogu oma aja ja südame, sest autentset Buddha õpetust ja usaldusväärseid eestikeelseid tõlkeid leidub täna veel paraku vähe. Plaanis on edasi arendada ka Tammavina instituuti, kus täna koolitatakse välja teadlikkustreenereid, kelle soov on tuua teadlikkus ja selgus nii iseenda ellu, kui ka viia teadlikkuse, kaastunde ja rahu loomise õpetus koolidesse, töökohtadesse ja peredesse. Seeläbi soovime aidata kogu Eestil saada teadlikumaks ja õnnelikumaks maaks ning anda oma panuse inimkonna üldisesse heaolusse. Buddha õpetas: lahke munkadele annetamine toob õnne nii selles kui ka tulevases elus. See on seeme, millest kasvab rõõm ja vabanemine. Iga toetus, olgu see kas retriidil osalemine, vabatahtlik abi, püsiannetuse tegemine või sõna levitamine, aitab Tammal Eestis juurduda ja munkadel oma isetut tööd ja ühiskonna teenimist Eestis jätkata. See, kas Buddha munkade sanga jääb Eestis püsima või peab lahkuma Taisse või Sri Lankale, jättes Buddha tamma valguse siinkandis hääbuma, sõltub annetajate heast tahtest ja toetavast südamest. Me ei saa muuta teisi, kuid see, mida meie teeme, on meie endi kätes. Üheskoos on meil võimalik hoida tamma valgus elavana ka siin, Eestimaal ja emakeeles. Kui tunned soovi aidata ja olla osa vägivallatuse ning tarkuse valguse jagamisest Eestis, oled sa juba osa sellest loost ja sul on võimalus seda toetada mitmel kasulikul moel. Tule aegnale. Osale munkade juhendatud meditatsiooniretriitides ja laagrites, anna oma panus vabatahtlikku tööd tehes või aita sangal koguda annetusi Bodhi templi ja meelearenduskeskuse renoveerimiseks, katuse remondiks ning katusealuse väljaehitamiseks. Saa Buddha tamma ja sanga toetajaks ning jälgi ja jaga sanga tegevusi ning üritusi sotsiaalmeedias. Ole igal võimalikul moel parim eeskuju headuse, kaastunde, vägivallatuse ja lahkuse võrdkujuna, et sinu olemusest ja oskuslikust käitumisest inspireerituna saaks tammavalgus voolata vabalt nii sinu sees, lähedaste südames kui ka avarduda mõõtmatuks kõikide elusolendite suhtes üle kogu maa. Isetama annetamine on ahnuse ja teadmatuse vabanemise tee, mille vili on mõõtmatu ja toob õnne ning heaolu nii selles kui ka järgmises elus nii sulle kui seeläbi ka sinu perele ja lähedastele. Aitäh, et olid meiega ja võtsid aega vaadata sisse meie tehtule, tänastele tegemistele ja tulevikusihtidele. Sinu süda teab juba, mida teha. Sul jääb üle vaid kuulata ja usaldada oma sisehäält ning lasta oma sisemisel tarkusel toetada seda, mis on tõeliselt oluline ja väärtuslik nii sulle, sinu lähedastele kui ka kõikidele elusolenditele. Me soovime kogu sanga munkade poolt, et sa oleksid terve, õnnelik ja kannatustest vaba, et sa kulgeksid õnnes ja meelerahus. Kohtumiseni aegnal Buddha juures.